Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 67. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me hakkame rääkima sportimisest, ennekõike jooksust. Sest et kui Vahurmäe on külas, siis jooks on vist peamine teema. Aga mine sa tea, võib-olla me laiendame poliitikasse või no eks paistab. Tere tulemast Vahurmäe. Tere hommikust, head kuulajad. Kuidas jalg jookseb? Jalg jookseb päris kenasti. Tähtis on liikuda. Nii et kui sa alustasid, et me räägime jooksmisest, siis tegelikult ei ole jooksmisel üldse mitte mingisugust tähtsust, kui ei ole muud liikumist seal all. Nii et tavaline kõnd ja siis sealt edasi jõukohaselt. Ja ma ise ka nüüd hommikuti olen hakanud kõndima ka peale selle, et ma teen korralikult ka muid asju. Ma ei pea ennast sportlaseks, aga põhimõtteliselt hommik algab niimoodi, et me läheme perega koos välja. Kaasa läheb tööle, laps läheb kooli, meil on ühine selline nii-öelda kellel pikem, kellel lühem tee ots ja kokku mul tuleb siis selline tunnikene ära ja siis ma istun alles töölaua taha ja hakkan toimetama igasuguseid muid asju. Nii et ma saan hommikul oma, ma arvan 10 000 sammu kohe täis, siis 10 lõuga ka ühes ilusas välijõusaalis ja nii ta läheb. Kuidas sa tunned, et kui palju see sulle nagu päevale juurde annab, kui sa hommikut alustad kohe niimoodi aktiivselt? Ma tunnetan seda niimoodi, et kui ma ei liiguta, siis ta võtab. Ma läheneks hoopis nagu sedapidi. Ausalt öeldes see on selline normaalne tunne, kui sa tunned ennast nagu hästi. Ja seal on põhjused, miks see niimoodi on. Aga see on tähtis. Otse loomulikult on see väga tähtis, et selline füüsiline pool oleks olemas, oleks nii-öelda all. See tagab vaimse poole, ma ütleks, et vastupidi on keerulisem. Et vaim oleks terav, siis on vaja liikuda, nii et see on ülimalt oluline. Mulle tundub, et isegi selle liikumise olulisust natukene vähe teadvustatakse, et kui palju see tegelikult annab juurde just sellele vaimse tervise hea olule. Jah, eks need on juba antiiksed sloganid ju terves kehas, terve vaim. See on aegadesse niimoodi püsinud ja ma arvan, et täna seal ma pean silmas tänapäeva hetke, kus me oleme siin tehnoloogia kütkes, tehisaru istub meie kõrval ja meie temaga suhtleme, siis see vajab sellist väga korralikku kompenseerimist liikumise kontekstis, sest et kui me vaatame, püüdkem kas või ise hinnata, kui palju me oleme erinevate ekraanidega päeva jooksul suhtlemas, erinevas suuruses ekraanidega ja siis lihtsalt 3 punkti sinna kõrvale mõelda, et 24 tundi sealt kuskilt juurde panna midagi ei saa. Nii et sealt tuleb kuidagi kompenseerida üha enam ja teadlik liikumine, mitte niimoodi, et ma istun arvutis, ma ei tea, 10 tundi päevas ja siis panen ühe nii-öelda sutsaka, lähen teen mingisuguse üli energilise ringtreeningu ja mul on pulss 180. See ei kanna pikalt. Hästi tähtis on tõesti see tasakaal ja see teadlikkus kõige juures, et kui ma lähen liikuma, et siis mul ei ole must miljon tööasja kaasas. Ei ole kogu aeg ühes kõnes, teises kõnes, kolmandas kõnes, vaid see ongi see aeg endale, aeg taastumiseks nii-öelda. Jaa, seda võib kindlasti niimoodi öelda ja tulen selle meie intervjuu alguse juurde tagasi, kus sa ütlesid, et täna räägime jooksudest ka, eks ju. Siis tegelikult vähemalt mina isiklikult juba ammu ei räägi jooksust, jooksusündmusest, jooksuüritusest, see on liikumissündmus ja see tähendab seda, et inimesed, kes sinna tulevad, keda me võõrustame siin Pärnumaal, me ei ütle, et nüüd on ainult jooks see, mis on see valik, et tegelikult on seal nii palju erinevaid asju ja me räägimegi jõukohasest tempost ehk et räägimegi lihtsast käimisest ja äsja toimus Luite jooks, mida me tegime, me ekstra pikendasime raja lahtioleku aega 10 kilomeetri distantsil 2-2,5 tunnile. Olid inimesed, kes meiega suhtlesid sel teemal ja neid oli päris mitmeid, kes siis on näiteks insuldipatsiendid, on taastumas ja nii edasi, et tahavad vaikselt hakata liigutama, siis me tegime selle sammu, pikendasime ja just sel põhjusel, et meie huvi
on saada juurde neid inimesi, kes tegelikult igapäevaselt ei ole suutnud mingil põhjusel liikuda. Neil ei ole selleks võimalusi olnud ja neid võimalusi ei teki ka, kui me räägime ainult, et meil on nüüd 5 kilomeetrit ja 10 kilomeetrit nii-öelda veri ninast väljas, start, finiš, aeg, protokoll, siis me neid inimesi ei võida sinna rajale. Nii et selleks tuleb teha palju sõnadega ära, aga teod on ka need, mis loomulikult peavad järele tulema ja eks siin saab vaadata erinevate ürituste korraldajate portfelli, mida nad siis pakuvad. Ma ei mõtlema, et nii palju, kui me sinuga rääkinud oleme Kahesilla klubi sündmustest, et siis terve aeg oled sa seda sama teemat rõhutanud, et ma ei mäleta, et teil oleks olnud kordagi tuleme nüüd, kõik võtame ainult mõõtu, on ju. Et jah, see, kui mõnele jooksule mõni tipp registreerub, see on lihtsalt selline hea ülevaade, eks ju. Aga kogu aeg te olete rääkinud ja minu arust sõnastanud neid sündmusi niimoodi, et see on kõigile mõeldud liikumisüritus. Täpselt, sõnu tuleb seada, sõnu tuleb vajadusel ka nii-öelda pikalt, rahulikult, kestvalt seada. Need on, ma arvan, sellised igikestvad sõnumid, mida tuleb anda. Ma olen nüüd ise 25 aastat selle karusselli peal olnud ja ma olen näinud, ma täna saan ma öelda, et mul on olemas isiklik kogemus, kus ma olen näinud dünaamikat liikumisarvastuse kontekstis. Kui meil algusaastatel, kui me Kahesilla jooksu tegime, käisid peamiselt mehepojad ja ikka oli enda ja sõbra vaheline mingisugune võrdlusmoment, number rinnal ragistati sportlikus mõttes nimis mühiseb, aga nüüd see on muutunud ja ma arvan, et juba üks 15 aastat on seda trendi näha olnud, kus just selline võistlusvaba, pingevaba liikumine tiimiga, ühtne rajal olemine, see on see, mis tegelikult nii-öelda on tõhus ravim, et see on muutumas, aga muidugi sinna on ka väga palju minna, sest et just see teadvustamise küsimus, sest et väga paljudel inimestel ei ole see teadvus, sest nad võivad ennast hästi tunda ja ütlevadki, ma pole elu sees ennast liigutanud, aga mis seal nüüd vahet on, aga tegelikult mingil hetkel käib see kõps ära ja siis sa vaatad, kuidas tekivad teatud sellised mõjuisikud, kes reklaamivad, kuidas nad on hakanud jõusaalis käima, kuidas neil tervis läheb paremaks, aga võib-olla ta oleks olnud veelgi parem ja stabiilsem, kui selliseid teadvustusi oleks tehtud endal varem. Nii et siin on meil liikumisürituste korraldajatel ülimalt oluline roll pakkuda vaheldust ja motivatsiooni. Aga samas teisipidi on äge ka see, et need, kes tahavad võtta mõõtu sõpradega, ma tean oma tutvusringkonnaski selliseid usinaid tõesti aja peale jooksjaid, et nendel on ka see võimalus, et ehk et kõik mahuvadki koos rajale. Seda me ütlemegi, et see on kõigile sõltumata east ja sportlikust vormist, otse loomulikult teavad need 10%, ma praegu täiesti siin piltlikustan, aga selline väiksem osa, need, kes lähevadki aega jooksma, võistlema nii-öelda medalimängu sisse, et need jäävad, aga selle seltskonna ümber on ka hoopis teisi inimesi, kes näevad selles hoopis muid võlusid. Ja see ongi, ma arvan, ühe sellise liikumissündmuse, ma ütleks, et selline mõttemall võiks olla, et see ongi kõigile. Ja ma olen ise alati siin öelnud ja rõhutanud ja ma väga paljudel erinevatel liikumisüritustel käin, olen mikrofoni taga hostimas siin ja seal Eestis ja ma alati rõhutan, et kui kas või iga inimene, kes teadlikult käibki liikumas ja osalebki meie üritustel, tooks ühe sellise inimese, kes diivani peal on piltlikult öeldes lösutanud, võt see on juba ülisuur võit tervele kogukonnale, aga otse loomulikult sellele inimesele, kes siis sel hetkel ei pruugigi teada, et see on tegelikult võib-olla tema jaoks üks nii-öelda pääsetee. See on jah, see mõttekoha või ütleme mõttetasandi muutus, et tihti võib-olla ei arvestata või ei teadvustata, et seal samas diivani peal olles, eks ju, et see kohtus, kui hetkeks televiisori ees leevendab mingisugused mõtted, fookus läheb mujale, ei tegele enda nii-öelda siis võib-olla üles kerkivate mõtete ja teemadega on ju. Aga see on ainult süke ajutine meede, et liikumise raames
loksuvad mingid asjad nagu peas hoopis teistmoodi paika, et nad ei jää nagu sinna settima, nagu ketrama, eks ju. Vaid liikudes kuidagi mingid asjad nagu lihtsalt lahenevad iseenesest ära, mis muidu tundus, et nagu suured probleemid olevad. Nii ta on ja tulevad väga head mõtted, noh, eks sellised võib-olla suured ideed paljudel juhtudel ongi, noh, kas siis saunalaval peale liikumisüritusi muuseas või ühiselt rajal pingutades ja näiteks sõbraga tavapärasel ringil olles väga head mõtted siis just tulevadki ja ma nüüd isegi käisin hommikul, nagu ma ütlesin, tegin ühe tirukese ja mul ka päris mitmes valdkonnas, millega ma seotud olen, mul tekkisid mõtted ja ma arvan, et ma sellest mingist 3-4 ideest panen ühe nagu idanema ka, vaatame, kus selle läheb. Et see on see koht, kus tegelikult kogutakse inspiratsiooni ja no meil Pärnus, noh, ma olen väga-väga suur Pärnu fänn ja ma arvan, et inimesed, kes siin elavad, on ikka Pärnu fännid, aga nähes seda, et milliseid liikumisüritusi me siin teha saame, millises keskkonnas, siis see tegelikult on nii-öelda nagu muinasjutt, sest et kui me vaatame meie võimalusi, vaatame kas kergliiklusteid, vaatame seda vahelduvat maastikku, ma pean Pärnumaa konteksti üldse nagu silmas, siis see on nii-öelda miljoni dollarid, no ütleme miljoni euro on natuke suurema väärtusega, aitab küll sellest dollarist, eks ju, miljoni euro küsimus nii-öelda, et meil on see kõik olemas ja sellepärast mõtlen ka, et kõik üritused, mis me siin teeme, no need on keskkonna mõttes, ma arvan, seal kõik Eesti topis. Vahelduse mõttes, võtame kas või 2 silla jooksu siin Kallasrajal, võtame Jõulumäe luttejooks, mis äsja toimus, rannajooks väga temaatilises piirkonnas, võtame teisi Pärnumaa liikumisüritusi, Vändra-üritused, no tõeliselt nii-öelda kirsid tordil. Vaata selle sees olles võib-olla ei oska seda väärtustadagi. See on lihtsalt olemas. See on olemas ja ma arvan, et võib-olla ongi ka niimoodi inimesed mõelnud, et kui sa lähed, käid kuskil, oled näiteks reisil, tuled 2 nädala pärast koju tagasi ja sa vaatad seda Pärnut hoopis teise pilguga ja sa näed siin selliseid asju, mida sa mingil hetkel, sellel hetkel, kus sa siin kogu aeg, eks ju, igapäevaselt argitoimetusi teed, sa ei pane neid tähele, aga siis sa märkad ja sa näed, et meil tegelikult on no, maailma tasemel. Nii et kõik on olemas ja noh, eks vaadates praegu ka seda elamuturu, eluasemeturu aktiveerimist ja neid sõnumeid, mis Pärnumaa kontekstis on tulemas, võtame kus Rail Baltic mõne aasta pärast, no tuleb ära kindlasti, selles pole kahtlust enam, aga need kõik sõnumid kokku, need panevad Pärnumaa poole, aga just Pärnu poole nii-öelda pilke pöörama. Nii et ma arvan, meie linnal on selles mõttes väga ilus tuleviku perspektiiv, kui me kokkulepitud sammul edasi läheme ja võib-olla nagu Tampere linn Soomes, mis ei ole ju ka pealinn, aga on ikkagi suur linn, no Soome kontekst on muidugi veidi teine, vaatame rahva üldarvu ja kõike seda, aga ka seal teatud põhjustel need arengud hakanud toimuma, raudtee tulek ja nii edasi ja Soome kõige õnnelikum linn, Soome kõige õnnelikum riik maailmas, kui me seda õnneindeksit vaatame. No ma tooksin selle Pärnu siia Eesti konteksti. Mida me saaksime teha selle nimel, et Pärnu võiks olla kõige õnnelikum Eesti linn? No vot, seda on väga keeruline mõõta, no eks meie keskkond ja kõik asjad kokku, taristu, infrastruktuur, no see on kole sõna, ega mulle see taristu ka ei meeldi, aga ütleme siis need objektid või sellised asjad siin ja noh, sisutegevused, et lõpuks sa võid sinna betooni panna 10 miljonid eurosid sisse, aga kui inimestel ei ole siin sisulisi tegevusi kultuuris, spordiliikumismaastikul, erinevates seltsingutes, ühingutes, siis ma arvan, et me ei peaks sellest rääkima, aga täna me saame rääkida, et Pärnumaal on ja Pärnus on inimest erakordselt aktiivne selline kodanikuühiskond ja see on kindlasti eeldus, mis annab ka siis aluse, et meil läheks hästi ja me oleks rahul olevad.
Päris äge oleks sellel teemal peatuda uuesti näiteks 5 aasta pärast korraks, et kuidas need arengud siis on ju. Et mingi areng on kindlasti toimunud ja mulle tundub, et kui me mingit asja rohkem nagu teadvustame, kas või seesama, et kuidas siis saada kõige õnnelikumaks linnaks või üheks õnnelikumaks, eks ju. Juba siis hakkavad ka mingisugused mõtted selles suunas liikuma. Kindlasti, nii et 5 aasta pärast siis Pärnumaa podcastis uuesti, jah. No kokku lepitud, aga jääme täna veel siia aastasse 2026, et kuidas Luite jooksuga tänavu rahule jäiti, kuidas see liikumishuvilisi oli, kuidas ilmaga oli? No kehv suusailm võiks ju öelda alati, et Eestis kipub ta niimoodi olema, aga tegelikult olid täitsa viisakad tingimused, me saime päikest, me saime tuult, kõle veidi oli, aga peaasi, et vihma ei tulnud ja sellest me pääsesime, nii et ma ütleks, et selle poolest läks meil väga hästi. Inimesi oli peaaegu 1000, mis on tegelikult Eesti liikumisürituste maastikul ikka selline väga suur sündmus, kui me vaatame meie ürituste osalejate arvu ja dünaamikaid, nii et selle poolest läks meil ka hästi. Eks otse loomulikult korraldajale alati on see majanduslik aspekt A ja O ka kõige muu kõrval. Nii et eks me siin kokkuvõtteid hakkame tegema, lootnuks otse loomulikult neid maksumaksjaid, kes siis osalustasu eest starti tulevad veidi rohkem, aga ma arvan, et me tegime selle nii-öelda oma tulemuse ära, et ikkagi jätkusuutlikult suutsime seda asja korraldada. Ja no muidugi Jõulumäe pererahvas, sealsed juhid kindlasti ka väga kaasa mõtlevad ja abistavad, nii et 2 aastat me seal tegutsesime ja meil on seal äge üritus. Seda, kas nüüd järgmisel aastal teeme, eks nagu ikka aasta kokkuvõttes me saame seda öelda, hinnates ära ka teiste ürituste tulemused, mõjud, erinevad nüansid, siis me saame öelda. Aga täna me võime olla õnnelikud, et siin Pärnumaal need üritused toimuvad. Kui palju kohalikud omavalitsused, me ei mõtle nüüd Pärnumaal, eks te ju spordiringkondadesse ja korraldajatena ju suhtlete oma vahel, kui palju erinevad kohalikud omavalitsused üldse toetavad selliseid liikumisüritusi, et kas Pärnumaal on sellega lood hästi nii-öelda võrreldes teistega? No kindlasti ei ole ma siia nii-öelda kurtma tulnud, aga kui sa küsid sellise otsekohase avameelse küsimuse, siis ma julgen väita, et halvemuse poole on läinud. Sellepärast, et esiteks on omavalitsustel vähem vahendeid, inflatsioon on söönud tulusid vähemaks, kulud on kasvanud. Ma näen siin trende, mis tegelikult on muret tekitavad. Näiteks võtame kas või Häädemeeste vallavalitsuse, me teeme Häädemeestel üritust, aga meid põhimõtteliselt ei toetatud, ma olen kuulnud sellepärast, et me ei ole kohalikud ja võt sellised sõnumid panevad tõesti nagu pead raputama, et omavalitsused saavad väga palju oma suhtumisega ära teha, et kas sellised üritused toimuvad või mitte. Nii et ma olen murelik ja need arengud ei ole olnud kõige paremad. Me peame aru saama sellest, et sellised üritused ei ole turutingimustel toimuvad. Me saame eristada organisaatoreid, kes suudavad piisavalt palju ise majanduslikult mõelda, oma tulu teenida erinevate teenuste ala osalustasud, mingisugused muud reklaamteenused, nii et kaasata erasektorit ja kõike. Aga sellised üritused mainet kujundavad on ikkagi olulisel määral ka avaliku sektori rahastatavad ja kui see tugi hakkab vähemaks kaduma, ka erasektor tunnetab raskusi ja osalejatel on see küsimus, et kas nad suudavad tulla teisest Eesti otsast võtta majutuse ja maksta osalustasu, et vaat siis kogu see kombo, et see nõrgendab seda positsiooni ja seda jätkusuutlikkust, nii et omavalitsust, ma ütlen, täna on eriliselt oluline roll neid asju märgata, näha ja kui see maha magatakse, siis selliseid asju, mis korra on olnud ära kadunud, neid taastada, see on ülimalt keeruline. On see trend üle-eestiline selline, et kuidagi omavalitsused praegu on raskustes või kuidagi on see nagu Pärnumaa kontekstis, kuidas sa tunnetad?
noh, mina tunnetan seda praegu omal nahal teatud kaasuste puhul, nii nagu ka Kultuurkapital ei ole enam, noh, kuuled siit ja sealt õlga alla pannud, noh, seal on ka vähe vahendeid ja eks komisjon need otsused teeb, neid tuleb austada, aga ma ei julge tasandada seda nüüd Eesti tasandile, et see igal pool niimoodi on. Oma kogemus lihtsalt räägib seda, mida mina siin igapäevaselt näen, nii et kindlasti ei ole liikumisüritustel lihtne. Räägitakse liikumisbuumist, jooksubuumist Eestis. No see võib olla mõne üksiku ürituse puhul niimoodi on, pealinna ürituse puhul, kus on ka väliskülastajaid, eks ju palju, aga mina seda isegi küll ei tunnet, et oleks selline meeletu liikumisbuum. On tugevad üritused, on osalejaid kenasti, aga võt nüüd ongi vaja leida see unikaalne pakkumine igal ettevõtjal, ütleme MTÜ ka selles kontekstis tegeleb ettevõtlusega ja kuidas siis nii-öelda oma see eristuv pakkumine kliendini viia, et aga siia reaalselt tuleks. Jah, neid jooksusündmusi või liikumisüritusi on nii tohutult palju. Selles mõttes neid on nii palju rohkem, kui oli 5 aastat tagasi. Konkurents on läinud väga tihedaks, see viib edasi ja noh, seal muidugi ongi see teema, et kui inimestel kulud kasvavad ja praegu väga ebakindlal ajal, kus me näeme jälle üks suur ülemaailmne kriis, mis vindub ja selgeid sõnumeid ei ole, see muudab inimesed ebakindlamaks ka oma kulutuste planeerimisel ja esimesed asjad, kust hakatakse kokku võtma, on ikkagi sellised teenused, mis ei ole nii elutähtsad lühemas perspektiivis nagu kultuurile panustamine, sport, mingisugune vaba aja tegevus ja sel põhjusel võib-olla valitaksegi kodukoha üks tugev sündmus ja see on väga äge, et toimub sellised ürituse, konkurents on siin tõesti tugev ja selles mõttes ma ütlen küll, et Eesti ürituste korraldajad, kes teevad spordi- ja liikumisüritusi, nad teevad ülimalt professionaalset asja ja neid on palju ja ma näen ka, et järjest tekib juurde, me rääkisime siin just omavalitsuste toest, tekib juurde erinevates KOV-ides sarju ja KOV-id omavalitsused ongi väga erinevad, kuidas nad suhtuvad sellesse. Noh, piltlikult igas külas ja igas väikeses linnas ja maakohas võiks olla nii-öelda oma jooks, oma rahvale eelkõige ja kui seal suudetakse teha midagi ägedat, teistmoodi, eristuvalt, siis sinna hakkab tulema ka mujalt, aga noh, selleks on järjepidevust. Ma mõtlen, et panustamine hetkel ka kohalikelt omavalitsustelt spordi- või kultuurisündmustesse, see on ju tuleviku perspektiivist sotsiaaltervishoiult nagu kokkuhoid. No ei ole suuremaid mõjusid erinevates sektorites, erinevatel valdkondadel, kui on liikumisel ja spordil. Ma arvan, et see on üks tõhusam valdkond üldse. Kultuur ka otse loomulikult, aga spordi mõjuga see nii-öelda liikumise pool. Nii et ta on sotsiaalmajandusliku mõjuga, ta on tervise edendusliku mõjuga, ta on maine mõjuga, ta on majandusliku mõjuga, arvestades seda, et kui on suured üritused, kus käiakse, siia ikkagi korralik raha jätakse ka maha erinevaid teenuseid tarbides. Nii et see on selline valdkond, mis on nagu ülivalt universaalne. Ja kui me jätame kõrvale mingisugused ala tippspordi nii-öelda valud, topping, kokkuleppe, mängud ja nii edasi ja selle sfääri hoopis sinna teise kohta, siis see tavaline liikumisarastus, ma ei leia, et sellel oleks midagi negatiivset. Ma püüan leida, kui ma tõesti hakkaks võib-olla panema mingid üritused seal, noh, ma ei tea, ei korista prügi ära ja nii edasi, jätad metsa alla, aga ta on ikkagi ülimalt vägevate mõjudega asi ja nüüd oleks seda tarkust, et me kõik näeksime neid aspekte ja pikaajaliselt, mitte ei teeks lühiajalisi otsuseid. Ja see on see ennetustöö, mis tuleb praegu teha tervise nimel. Ennetustööd jah, tuleb kogu aeg teha ja me näeme seda, et vananeva rahvastikuga, eelkõige siis läänemaailm, Eesti sealhulgas, kui palju kasvavad tervishoiule mõeldud kulutused
tervena elatud aastad, need nendeks, aga masinate külge nii-öelda aheldatud aastad piltlikult öeldes, et need kulud on meeletult kasvavad ja siin üha rohkem räägitakse ju ka sellest, et kas on olemas mingisugune võimalus leida rahastamismudel, mis tegelikult arvestab ka inimese enda harjumustega, enda valikutega, mida ta teeb ja noh, siin võib vaid arvata, et see on ülimalt nüansirohke maailm, aga see saab üha tähtsamaks ennetustöö ja igasuguste tehnoloogiliste mõjude ja keskkonnamõjude taustal nii ehk naa, nii et me selles mõttes tegeleme selle suure tiimiga väga õige asjaga, et üha rohkem ma veendun selles, mitte et ma varem ei oleks selles veendunud olnud, aga just selles terviseedenduslikus aspektis. Aga rääkides järgmistest sündmustest, mis ees ootamas on? No meid on ees ootamas nüüd Pärnu aasta jooksud, mida me teeme nüüd 5. hooaega siis oma spordiklubiga, see on mõeldud siis kohalikele lastele, noortele, väärikas eas tegijatele, ehk et teeme siis 9 etappi märgilistes Pärnu piirkondades, alustame juba 28. aprillil siinsamas Huubi kõrval Vallikäärus, siis oleme rannas, siis Raekülas, nii et teeme sellise sarja ja see on kahtlemata väga oodatud asi paljude Pärnumaa ja Pärnu linna inimeste jaoks, kes tahavad leida motivatsiooni liikuda. Ja see on nii pika ajalooga asi, et jällegi ei taha mõelda sellele, kui asi ära kaob, et anname omalt poolt kõik, loomulikult koos partneritega, et seda elus hoida. Ja saamegi öelda, et ka see aasta on imeline, sellepärast, et need asjad toimuvad. Siis muidugi Jüri Jaansoni 2 silla jooksu ühes Pärnu õhtu jooksuga 5.–6. septembrini ja hooaja võtame liikumise kontekstis kokku 25. oktoobril, kui on Pärnu rannajooks, ehk et teeme täiesti hooaja välisel ajal. Pärnu mõttes, eks ju, loomulikult on see suur suvi, mis hooaega tähendab ja lõpeb päraselt poole augusti pealt. Nii et toome siia ka 1000 inimest, kellest väga paljud tulevad väljaspoolt Pärnumaad. Aga alustame siis aastajooksudest, et räägi palun, et distantsid on tüke lahti ka ja need erinevad kohad nii-öelda, et sa mainisid ära need küll, aga räägi natuke neile, kes ei ole kordagi veel käinud. Tegemist on sarjaga ja osalemise peale alustame Vallikäärust 3 korda üle 2 nädala teisipäeviti. Distantsiks see on 1500 meetrit ja lastele jõu ja eakohased distantsid, mis on siis mõned sajad meetrid. Ja siis läheme juba randa surfiklubide lähistele sinna 3 teisipäevaks üle 2 nädala. Seal on 3 kilomeetrit, nii et naiste rannast peavad ka mehepoed läbi jooksma, see on selline heas mõttes nagu kiiksuga asi, et nalja visatud selle üle, aga tõesti see on, ma arvan, üks selline väga eristuv sündmus sellepärast. Ja siis me lõpetame hooaja augusti keskpaigaks Reiu Raeküla Männikus ja seal siis on 5 kilomeetrit, jällegi 3 etappi üle 2 teisipäeva. Ja ma arvan, et siis ongi hea meel minna juba 2 silla jooksu juurde ja tulla siis septembri alguses tarkuse nädalal välja ja anda oma panus siis 3 sillale. Aga nüüd rääkides sellest sarja sündmusest, siis kas seal on ka kuidagi pidi oluline kõikidel etappidel või suuremal osal nagu osaleda, et kas see mängib ka rolli? Motiveerime inimesi paremusarvestusega ka ja medaliga, et siis sa pead tegema 6 etappi kaasa 9, nii et me oleme jätnud ikkagi sellise nii-öelda pudenemisvaru ka sinna sisse ja käib nii palju inimene, kui ta käib, peaasi, et tuleb kas või korra ja võib-olla järgmisel aastal, kui üritus taas peaks toimuma, tuleb 2 korda ja nii edasi, nii et me ikkagi püüame ka sellist kalendri mõttes regulaarsuse signaale anda, et me oleme teie jaoks olemas, head liikumissõbrad, tulge, me teeme sellise pop-up korralduse, mis tähendab siis sellist lihtsat lendad nagu A-team oma bussiga peale. Meil on siis pereauto ja partner, kes selle A-teami nii-öelda bussi annab ja siis me paneme selle kiiremas korras seal kvaliteetselt püsti. Tulevad helimehed, lendavad kohale, lendab kohale ajavõtja, teeme selle kõik ära nüüd pop-upilikus võtmes. Pop-up tähendab siis seda, et tõesti hästi kiiresti, aga kvaliteetselt. Nii et see on ka selline päris huvitav kontseptsioon. No kui Reiu Raekülas ja rannas ei ole vaja otseselt nagu maha märkida rada, siis Vallikäärus vist ju peab midagi märkima. Mis see tähendab üldse?
no see tähendab väikese tiimi rakendamist, et on jah, loomulikult on suunanooled ja siis on kohtunikud ja mingisugused rajaelemendid, võrgud, lindid ja nii edasi, nii et igal pool, aga jah, siin Vallikäärus veidi rohkem tuleb ka nende asjadega vaeva näha. Paar tundi enne, kui on start, tuleme kokku, igal ühel on oma roll ja näiteks kohtunik, kes siis vastutab raja paigaldamise eest, tema paneb, siis ta teab, et kuhu ta midagi peab panema, kuhu millise noole ja millise rajamärgise ja nii see käibki, et ega seal mingisugust kosmoseteadust ei ole, lihtsalt kohustused on ära jagatud. Inimesed teavad, et nad on võtnud vastutuse ja eks korraldustiimis pealik peab ikka selle peale mõtlema, et kõik jookseb kenasti kokku nii-öelda selles suures matriksis ja see pusle pannakse kokku. Nii tore oleks ju väike vimka visata ja see nool kuidagi valepidi panna. Tui. No tore oleks ja väikeste üritustega võime ju katsetada, aga ma arvan, et hea tunne endal kindlasti poleks, et me sellise asjaga hakkama saime. Ja keerad noole ära, näitad taeva poole. Oi, tui. Kuigi eks on ajast aega erinevatel sündmustel olnud küsimusi nende, eriti just nende, kes väga kiiresti jooksevad. Kuidas see rada nüüd siit läheb, on ju? Igasugu maratonidel neid teemasid õhus olnud. No ja sellest võib legende rääkida siin Eestis ka, kus on väravad suletud ja kõvad jooksumehed on nagu gladiaatorid puuris, jooksevad sinna Kolossumi ette ja need värav on kinni, ei saagi areenil joosta, nii et on lugusid ja näiteid ja seda üle maailma, ka suured on eksinud ja ka Eestis siin on selliseid põnevaid juhtumeid olnud. Aga sinule endal üritused, millest sa osa võtad, need, mida sa korraldad, nendest sa ju osa ei võta, siis sa oled ikkagi rakkes. Aga millest sina osa võtad, kus sina käid? Ausalt öeldes, ega ma väga palju ei käi. Ma luban endale aeg-ajalt mõned üritused aja mõttes just, et seda aega on suhteliselt vähe. Et viimati käisin Rooma maratonil ja see oli nüüd siin umbes 6 aega tagasi. Siis Lätis aeg-ajalt on saanud käia Stirno-Puksi etappidel, see on suur, väga kuulus maastiku jooks Lätis, sari, et me teeme seal korraldajatega koostööd ja meil on sellised heanaaberlikud suhted ja siis oleme sinna aegalt läinud, aga eks siin Eestis ka ikkagi Tallinna maratoni mingisugune distants aegalt, näiteks poolmaraton on kavas ja eks me siin partneritena teiste ürituste korraldajatega väga tihedalt käime läbi ja üksteisele ikka pääsmeid siin kingime ja kutsume rahvast, et aegalt jah, on sattumistega, aga ma väga usin ei ole. Peale selle, et ma käin tegelikult väga paljudel üritustel, kus mul on teine roll, mul on mikrofon käes, mis on piltlikult öeldes igapäevane töövahend, nii et siis ma ikkagi olen selles keskkonnas sees ja ma tean, mida osalejad tunnevad ja väga hästi tean, mida nad mõtlevad. Ma mõtlen just selle, ütleme siis teadvustaja rollis, et kõik need jooksjad, kas see number tuleb su või kas see info tuleb tema kohta, ma olen ju kuulnud, kui sa kedagi finišis vastu võtad, eks ju. Kas see info tuleb sul kusagil nagu internetist, paberkandjal, kus sul see nagu nii hästi kõik peas on või nagu jätad mulle nagu peas oleks kõik? No ikka on peas, loomulikult kui sa käid inimestega kohtud väga paljudel üritustel, siis lõpuks jäävad teatud nimed jäävad meelde ja numbrid vaatad, viid näo kokku ja see on see inimene, eelkõige Pärnumaa inimesed, aga mujal Eestis ka. Aga eks on sellised tehnoloogilised vidinad ka olemas, kus siis ikkagi ajavõtu firmaga koostöös on olemas selline informaatori liin, mis siis pannakse näiteks 100 või 200 meetrit enne lõppu, et siis ma juba tean, kes on tulemas, mul viskab siin ette ja siis on veel eraldi, kui ta on finish, siis ma näen, mis need ajad on, nii et ikkagi päris selliseid heas mõttes sulle ikkagi päris olemas ei ole, kes nüüd kõigist kõike teavad, aga on jah väga palju tuttavaid ringi silkamas, siis sa ei pea seda aparaati üldse vaatamegi ja tead täpselt, kellega tegemist on ja ütled ta rolli, mingisuguse positsiooni, millega ta tegeleb ja tutvustad teda. Et see info hulk ikkagi on mega suur, mida sa ju sündmuselt sündmusele nagu seda juhatades siis kogud ja seda on hästi kihvt kuulata inimesel, kes ei ole selles jooksus sees, aga pealtvaatajana näiteks, eks ju. Et see peab nii sujuv olema
ja see ongi nagu sujuv, siis mõtlen, et jeerum, kui suur töö on selle nimel enne tehtud, selleks, et sellel, ma ei tea, 3 tunnil on ju näiteks või 3-4 tunnil oleks teksti sujuvus ja kogu aeg mõte jookseks on ju. Kindlasti jah, et seal on väga olulised nüansid, teatud asju ei olegi võimalik omandada, et see lihtsalt on. Ja noh, minul on need asjad olemas, ma tean seda väga hästi. Esiteks on see, et sa pead samal ajal, kui sa räägid, sa pead 3-4 sammu ette mõtlema. Juba, kui sa näed näiteks keegi tuleb, mingi partner vihjab sulle midagi, siis sa juba mõtled samal ajal, kui sa räägid, et mis sa nüüd umbes minuti pärast räägid. Sa pead selle kõik ära sidustama ja sul peab olema ladusus, veenvus, sul peab olema hea diktsioon ja see kõik kokku erinevate siis ka infokildudega ja mille sa loomulikult eks ju pead kokku koguma ja see on see, millega päevajuht ja host peab väga tihedalt tegelema, et kui sa selle kombo paned kokku, et siis sa saadki sellise ladusa nii-öelda justkui nagu saade ja see peab olema hoogne, see peab olema informeeriv, sa pead tooma sinna pikkima sisse erinevaid fakte, huvitavaid lugusid, noh võib-olla rääkimagi, ma ei tea, Pärnu ajaloost ja mingitest vahel ka investeeringutest, nii et sa pead jah viima ennast väga hästi kurssi. Ja mul ongi nüüd Tartusse minek on ka päris selline suur liikumisüritus Raadi tänava jooks. Noh, et siis ma nii-öelda panen ennast sellele lainele, viin detailides kurssi nende inimestega, kes seal on ja selle korraldustiimi ajalooga ja see nõuab eeltööd. Ja noh, muidugi iseasi on jah see, et kui sa pikalt räägid, siis ta on koormus häälele. Pikemad asjad, mida ma teinud olen, on sellised 8 tundi peaaegu non-stop. On üritused, siin ergomeetri võistlused ja nii edasi, et seal sa saad võib-olla 15 minutit saad nagu hinge tõmmata, et see kogu aeg kerib ja palju on ka live-ülekandeid ja sa pead arvestama ka selle publikuga, kes siis tegelikult vaatavad ekraani tagant seda, nii et sa pead mõtlema ka selle peale, et kuidas sa siis olles koha peal ja samas see sama jutt läheb ka otse laivi, et kuidas sa neid inimesi kõnetad, nii et see on omaette maailm, aga on ka kogemust juba, ma arvan, et mul on selline 600 pluss üritust, mida ma olen teinud, see on tegelikult täitsa kena suur number, nii et eks see tuleb ka tegelikult aastatega, nii et siin see kogemus kindlasti on väga tähtis. Kui väsitav see on, et ma mõtlen, et kui sa 8 tundi non-stop oled terav pliiats, see peab ikka niimoodi ära väsitama, et järgmine päev magad lihtsalt või sulle seda nagu ei ole? Eks ta ikka väsitab ja eelkõige on see, noh, sa tahad lihtsalt puhata sellest oma häälest, sa ei taha. Ja sellepärast tõsimeeli mõtlen, sa ei taha inimestega väga palju nagu üldse rääkida. Just. Ja vahel on ka see, et ta võtabki, kui sa oled kuskil sisehallis, kus on tegelikult need tolmuosakesed kogu aeg õhus, siis ta võtab ka natukene häält kähedamaks ja noh, ongi juhtumeid olnud, kus sa räägid nagu sellist normaalset juttu nagu meie praegu. Ja siis tuleb mingisugune nii-öelda puberteedias poisi sükke, mingi kõõks käib läbi, see on naljakas, aga lihtsalt, et see on ka inimlik, et sellised hetki nagu tekib. Aga muidugi tahad puhkust, tahad puhkust sellest, see väsitab otse loomulikult vaimselt, aga samas ta annab ka energiat ja kui sa tasakaalus seda asja teed, siis sa tegelikult taastud üsna kiiresti ja noh, mõnevõrra ongi see nagu noh, ma julgen öelda ka selline nagu artist, kes tegelikult peab sellistele asjadele mõtlema. Just, et see ongi väga suur meelelahutus. Ta ongi ja noh, liikumisürituste, spordiürituste, avalike ürituste korraldajate jaoks minul kindlasti on see teadmine ka olemas, kuna ma ise olen korraldaja, ma tunnen osalejaid, ma oskan olla selle erinevates rollides sees, siis sa pead mõtlema ka selle peale, mida mõtleb osaleja, mida soovib korraldaja, mida soovivad partnerid, kes tulevad näiteks oma EXPO tegevusi pakkuma ennast tutvustama, et sa pead tegelikult kõige selle peale nagu mõtlema. Ja see on omamoodi jällegi huvitav, et kuidas sa siis seal nagu toime tuled ja vahel annad ka mingitele korraldajatele soovitusi, kes sinu käest küsivad, et kuidas seda asja lahendada. Sest sellistel üritustel tuleb alati, mitte alati, aga pahatihti tuleb ette ka selliseid ootamatusi. On see siis mingisugune tehnoloogiline küsimus või mingisugune muu hapsakas. Vaadatakse ikka selle sama hosti otsa, kes on mikrofoni taga. Ja temal on seal need erinevad partnerid, kes siis ka huvigruppidena nii-öelda ümber tiirutavad ja sa pead selle nii-öelda suure mängu seal kokku panema. Nii et selles mõttes ma nüüd utreerin, aga hea host või päevajuht, ta võib ka teha sellise nii-öelda tagasihoidliku asja päris suureks. Vastupidi ka, väga suure asja keerata nii-öelda pekki. Et seal on, jah, see on ülimalt huvitav maailm ja see on noh, üks minu hobidest ka, see on selline naljakas hobi. No lobisemisest makstakse palka.
see on väga äge, et sa oled selle niimoodi enda jaoks tööle pannud ja see on nii tähtis. Et üks asi on see, et jah, kui sa teed lihtsalt midagi nagu raha pärast, on ju, et siis see kvaliteet kannatabki. Kui sa teed midagi sellepärast, et sul seest tuleb, et siis see raha tuleb järgi. Nii öelda. See ongi täpselt, minu puhul ongi nii, see tuleb täiesti seest, ma tunnen, et see on minu selline väga naljakas ühtpidi võtta nagu hobi ja see on minu jaoks on täielik kaif, et kui ma saan seda teha ja seda tegemist on tõesti nagu palju. Nii et, aga otse loomulikult jah, et kui see annab ka tööd, no mida veel tahta, see on ju suurepärane kombo. Rääkides veel korraks sellest Rooma maratonist, kas sul oli siis kuninglik distants oled juba selle hooaja selleks aastaks alustanud või? 42 195 meetrit, ehk et jah, kuninglik distants, et 4 tundi ja 17 minutit, mul oli küll plaan alla 4 tunni saada, aga eks seal viimase 3 kilomeetri peal, kus maraton tavaliselt algab, mõned probleemid tekkisid. Aga üldiselt jah, et see oli mul pikalt ette planeeritud, küll mitte nii-öelda jala sees, et ma ei teinud erilist ettevalmistavat trenni, läksin nii-öelda vana rasva pealt. Aga see tähendas ka seda, et ma ei läinud nii-öelda mütsiga lööma, et ma võtsin väga rahulikult, seal olid tempomeistrid, mina siis 4 tunni tempomeistritega jooksin Michiganist üks Preili, kes siis käib üle maailma jooksmas tempomeistrina. Ja väga põnev oli siis kuulata näiteks ka neid lugusid, mis ta rääkis rajal olles erinevate inimestega, kes siis tema kõrval jooksid ja me ka natukene ajasime juttu, aga see on ka omaette täitsa mõneb maailm. Ja väga tihti jäädakse ka pärast neid jookse oma vahel suhtlema ja see on nii äge. Ja, see on täiesti omaette võrgustik ja nagu öeldud, paljud suured mõtted sünnivadki sellistes olukordades, kus sa oledki nii-öelda vabas õhkkonnas, tekivad igasugused ärisuhted, sõprussuhted, uued plaanid, seal luuakse neid asju, mida võib-olla laua taga lips sees ei suudeta. Nii et see inspiratsioon läbi keskkonna ja läbi sellise nii-öelda vabastava, tervistava tegevuse, et seal sporditurism on, ma julgen öelda küll, maailma üks selliseid suuremaid turismiarusid üldse. Ja see on kasvav ja täpselt ongi see mõte, et sa pakud ühele tõelisele fännile siis läbi sellise ägeda ürituse väga erinevaid võimalusi. Ja Rooma maratoni puhul ma nüüd teist korda seal käisin, see on kasvanud meeletu kiirusega. Maratoni stardis oli juba seal üle 30 000 osaleja. Registreerimine pandi kinni, küll jah, ei ole ta nii populaarne kui Boston või London või Berliin, aga maailma kõige suurem välimuuseum, Rooma, igavene linn, no tõesti, kõik olemas, mida Roomas, no mitte päris kõik, aga suur osa sellest, mida Roomal pakkuda on, see jääb rajale ja sinna rajale jääb ka väga palju inimesi sinna raja äärde, kes elavad kaasa, meeletu sündmus, väga äge. Mäletad sa enda esimest maratoni? Miks sa selleni üldse jõudsid? Ma arvan, et ma tahtsin nii-öelda oma siis Everesti nii-öelda ära valuda. Ma olin 18, see oli eelmisel aastatuhandel. Aasta oli siis, mis ta siis oli, 1998. Ja siis ma jooksin oma esimese maraton. Ma arvan, et see oli rahvajooksu, siis enam rahvahäält ei olnud, aga sealt eelkäija oli rahvahääle jooks, et sealt siis võtsid mingid korraldajad üle ja hakkasid seal oma asja arendama, siis oli ka maraton plaanis, nii et jah, siis ma jooksin. Ja kui ma esimest korda maratoni ära tegin, see loomulikult see tunne on vägev. Nii et see on jällegi sellise ühe isikliku ambitsiooni täitumine ja väga põhimõtteline asi, sest maraton lihtsalt on märgiline sündmus, et seda igaüks iga päev päris ei jookse. Ja neid inimesi, kes on maratoni läbinud maailmas, võib-olla mingi 2%, võib-olla vähemgi. Et justkui tundub, et meil on nii populaarne, aga tegelikult kui maailma kontekstis vaadata, siis on see tõesti mega väike protsent. No, muidugi jah. Aga sinul endal mõni selline liikumisüritus, kus sa veel ei ole osalenud, aga tahaksid, on sul mõnda sellist? Olles Vaasalopetit sõitnud 8 korda, mis on päris palju, siis tekkis mõte, võib-olla tahaks minna suvisele Vaasalopeti jooksule, et aga mitte sel aastal, et kindlasti on see koht, et Vaasalopet on lihtsalt niivõrd legendaarne
spordi- ja liikumissündmus, et ma arvan, et selle kõrvalüritusi võiks küll nagu proovida. Ja muidugi erinevad võib-olla maratonid erinevates linnades, suurlinnades, et teha ka seda siis nii-öelda sporditurismi ja reisimise võtmes, nii et miks mitte. Aga need sündmused, mida nüüd ise korraldad, kui suur on kihk, et tahaks nagu ise osaleda? No see ei kaalu üles seda, et ma olen ka meie üritustel seal mikrofoni taga päevajuhina, nii et sellist ei ole, et pigem kui ma võib-olla seda muud osa ei teeks, et siis võib-olla oleks see ka. Viimati ma osalesin aastal 2007 ise siis meie enda korraldatavatel üritustel, aga see loomulikult ei saa peakorraldaja selliseid asju endale lubada. No võib küsida, et kuidas siis seda mikrofonitööd ja toimetamist saab lubada, aga seal on ikkagi mingi võimalus sul mingisuguseid asju natukene ka vahepeal lahendada. Õnneks meil on ülimalt tugev tiim ja siiani oleme kenasti hakkama saanud, nii et see on ka tunnustus tegelikult sellele tervele sellele suurele korraldustiimile. Et mina pigem olen siis juba sellel ürituse päeval olen nii-öelda vaatleja rollis ja oluline on, et kõik siis valdkonnad jookseksid kenasti nii-öelda kokku ja koostöö toimiks. Jah, ja need eeltööd on ikkagi kuid varem juba ära tehtud. Jah. Eeltööd ammu käivad 2 silla jooksule ja neid me alustasime juba eelmise aasta lõpus erinevate igasuguste taotluste kirjutamise ja üldise planeerimisega, nii et jah, see tsükkel on pikk ja selleks on vaja aasta läbi pingutada. Ja viimase küsimusena hetkel järgmisel nädalal algav aastajooksude sarivalli Käärus, mis kellast on vaja kohal olla? Kella 6 tegelikult on mõistlik hiljemalt kohal olla. Soovitus 15 minutit varemgi ja siis me hakkame inimesi kirja panema ja neid osaluspakette välja jagama. Esimene start on juba kell 18.20 lastele kõige pisematele ja kell 18.45 lähevad rajale meie mõttes sündmusel põhijooksul osalejad 1500 meetri starti. Aga kui tahab praegu kirja panna ennast juba? Ja see võimalus täiesti olemas, nii et 2silla.ee 2, see loomulikult on numbriga. Ei väsi sa kordamast. Ei väsi, nii nagu omal ajal Treeraadios, nüüd ka siin Pärnumaa podcastis. Aga võtame sellega kokku, aitäh sulle Vahur ja toredat ürituste korraldamisi ning loodetavasti, kui me järgmise aasta lõpupoole satume kuskil rääkima, siis sa oled öelnud, et ma käisin keegi Vaasal jooksmas ka ära. Aitäh kutsumast ja minu meelest meil oli väga meeldiv, väga tervistav ja tervislik jutuajamine liikumise teemadel. Järgmise jutuajamiseni. Teeme nii.